Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Ja tere õhtust, head vaatajad! Eestil on juba mitmed nädalad uus energeetika- ja keskkonnaminister. Millised on tema plaanid energeetikas, millised keskkonnahoius ja kas Eesti saab 1, 2 või mitte ühtegi kliimaseadus, seda täna saates uuringi. Head vaatajad, esimene stuudio alustab. Ja tere tulemast saatesse Andres Sutt. Tere õhtust. Taas siis valitsuses sedapuhku energeetika- ja keskkonnaministrina. Kui vaadata praegusele ajahetkele, siis USA's taas õitseb kõik, mis on fossiilne. Saksamaa pidurdab rohepööret, Kanada loobus mõne päeva eest süsinikumaksust. Kas me oleme sellises faasis, kus roheline pannakse tagurpidi käima? Ma arvan, et ei ole. Et need globaalsed trendid puhtamale majandusele liikumiseks on kõik ilusti alles ja ma isiklikult arvan, et need on ka pöördumatud, et ikka oleme keset murrangulist muutust või ütleme, mis võib-olla selle alguse pooles, et Hiinat ei maininud, aga Hiina investeerib väga-väga palju just nimelt taastuvasse energia tootmisse. Hiina elektriautot vallutavad turgu üle maailma ja ega Ameerika Ühendriigid on ka mitmekihiline, et California on teada oma kliimasõbralikuma mõtteviisiga, aga näiteks ka Texases investeeritakse väga palju päikseenergia tootmisse, nii et ma arvan, see suur pilt, et inimesed soovivad elada puhtas keskkonnas ja uus tehnoloogia, mis on puhas, on konkurentsivõimelisem, parem keskkonnale, et ma arvan, et sinna suunda me liigume. Mõni ütleks selle peale, et kui me vaatame suuri majandusi, siis nemad on võtnud siis pausi või selle kerge tagasipöörde, et meie ei saa vastuvoolu ujuda. Ma arvan, mis on muutunud, on võib-olla natukene ootus, et kui näiteks ka elektriautode puhul eeldati, et meil toimub väga kiire üleminek siis Euroopas, maailmas, et see pole päris nii kiiresti läinud. On riike, kus on olnud väga kiire, Norras ongi jõutud põhimõtteliselt 100% või peaaegu sinna kanti. Põhjamaades on ka kiiremini liikunud. Ka meil Eestis tegelikult on siis täiselektriliste sõidukite esmaregistreerimised moodustavad umbes 5%, et see on ka muutus. Aga me kindlasti ei ole seal, et me saaks öelda, et aastaks 2030 või aastaks 2035 ma enam ei tea, et see nüüd nagu sõltub, aga 2030 me kindlasti mingit murrangulist muutust ei ole veel saavutanud. Rohepöörde kriitikute peamised argumendid on siis esiteks liiga palju bürokraatiat, teiseks liigselt panustatakse nendele tehnoloogiatele, mida pole veel olemas ja mille osas loodusseadused ütlevad, et tõenäoliselt nii ka ei saa. Ja siis on veel see kolmas mure, et inimesi tahetakse liigselt elama õpetada, et kui see kõik ära võtta, mis rohepöördest alles jääb? Ma arvan, hea osa.
selles mõttes, et kui me tehnoloogiaid vaatame, võtame näiteks selle sama, et kas meil õnnestub siis CO2 püüda. Selle nädalal oli minu meelest väga hea uudis siit samast Eestist, kus App Catalyst tutvustas oma siis tehnoloogiat, kus süsiniku CO2-st toodetakse grafiiti, mida on võimalik kasutada akude tootmiseks. Ja App Catalyst oli üks 47 ettevõttest, mis Euroopa kriitiliste toormete initsiatiivi raames välja valiti. Puhas Eesti ettevõtte, Euroopa Investeerimispank rahastab, et nad nüüd saaksid ehitada juba tööstuse mõõtu tootmise. Nii et ma arvan, et uued tehnoloogiad on ka olulised. Ja nii nagu ma ütlesin, et minu meelest inimesi, jah, see õpetamise pool, et võib-olla siin on koht, kus saame natukene hinge pidada ja vaadata, et ehk õpetame vähem, aga ma arvan, et see suund liikuda on ikkagi selgelt olemas. Teie enda jaoks selles loos, mida Euroopa Liit Eesti abil püüab teha, on ka midagi sellist, kus terve mõistusega ei hooma, ei saa aru, kus paneksite kanna maha, ütleksite, et aitab küll? No neid näiteid ju tegelikult on, et kui võtame siis kas või selle sama kestlikkuse aruande, kus nüüd on ettepanek, et teeme selle lihtsamaks, meie tegelikult oleme soovitanud, et võiks üldse vabatahtlikuks teha ja tegelikult see protsess on liikunud ju väga kiiresti, et komisjoni poolt on oma ettepanekud tulnud, Euroopa Parlament on lubatnud seda käsitleda kiirkorras, et me räägime siin tegelikult muutusest võib-olla juba, mis on juhtumas 3 kuu nagu vältel, et Euroopa tingimata ei ole aeglane. Ja kui selle tulemusena väheneb näiteks meie Eesti näitel ettevõtete arv, kes peavad seda aruandlust täitma 10 korda, siis ma arvan, ütleme sealt 300 peale, kuskil 30 peale, et see on ikkagi suur muutus, aga kui me võtame Põhjamaad ja väga paljud teised ettevõtted, kui sa oled seal tarneahelas, siis nad soovivad näha sinu keskkonna jalajälge. Te olete varem olnud minister, nüüd on ka parlamendi kogemus olemas, tõenäoliselt ka selles ELAK-is toimetanud, vaadanud, kuidas seal asju aetakse. Et kas me võtame liiga kergekäeliselt neid Euroopa asju üle ja täidame neid saksa täpsusega? Võib-olla mingid asju on võetud, aga teistpidi sama elektriautode näide, et kui on usk, et me liigume mingi tehnoloogiaga väga kiiresti edasi, siis lepitakse kokku reeglid ja siis selgub, et tegelikult ikkagi nii kiiresti me ei liikunud või mis on see nädal palju kõneainet valmistanud seesama parklate ja elektrilaadijate küsimus. No just nimelt president Karis ütleb, et oleks tarvis sellist talupojalikku tarkust, et raske on ju vastu vaielda. Saab ainult nõus olla, aga jällegi, kui me läheme nüüd ajas tagasi, eks ole, et kui need kokku lepiti sellised nõuded, ju oli teistsugune läbitavus või distants, mida elektriauto suudab sõita, et ma arvan, tegelik küsimus elektriautode puhul ei ole mitte laadijate arv parklas, et ju neid jõuab sinna optimaalne arv. Tegelik küsimus on selles, et kuidas me suudame need kohad, kus inimene ööbib ja kus ta töötab, et seal oleks laadimisvõimalus. Ja see on, ma arvan, palju suurem väljakutse, milleks saab alati ka valmistuda, et kui me teeme uusi arendusi, et siis me teeme sinna ka valmisoleku ja võimekuse, kui palju lõpuks ja millal sinna tuleb elektrilaadijaid, aeg näitab. Aga talupojatarkuse rakendamine, ma arvan, väga mõistlik. Just nimelt, aga sellel Karise mõttel oligi veel teine pool ka, et aga mis teha olukorras, kus talupoeg on, aga mõistust ei ole? Siis on keeruline, aga ma usun, et meil on nii talupoegi kui mõistust. Aga mis me nüüd selle kaabeldamise teemaga teeme, et selge on ju see, et me oleme võtnud ikkagi miljarditesse küündida võivaid kohustusi. Need me maksame ise kinni, aga kui seda pole mõistlik teha? No, ma arvan, et see nüüd võib-olla natuke kitsas ja jäik. Aga see on hea näide? Ei, see on nagu, absoluutselt on selles väga hea näide, et eks nüüd saabki vaadata, kuidas me saame selle sama regulatsiooni mõistupäraselt rakendada ja nii nagu oli näitena seesama kestlikkuse aruanne, ega siis kui midagi on kokku lepitud ja see tundub paljudele ebamõistlik, ega see ei ole meie probleem ainult, et ma arvan, et samasugune teema on ju parklatega sel juhul ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikides ka, et kui need eeldused toona, mis olid
kokkuleppe aluseks enam ei päde, siis tuleb ümber vaadata. No meie siseriiklikus debatis on praegu siis käimas pigem see voor, et me ei saanud nagu päriselt aru, mida me vastu võtsime, et peaminister viitab ka, et 77 erialaliitu kooskõlastasid selle ja ei arhitektid ega siis ka ehitus- või taristuehitusettevõtted ei saanud aru, et mida me heaks kiidame, aga kui me aru saame, et mis see teie positsioon on, et kas me peaks nagu Euroopas rohkem ka vastu olema, et kas meist võiks saada selline hea Euroopa pidur? Ma arvan, et pidurit Euroopa ei vaja, aga küll vajab Euroopa siukest nagu võib-olla pragmaatilisemat lähenemist. Sidurit? Sidurit on ka vaja, kui käiku vahetada, eks ole, kui ühekäiguline just ei ole. Aga ma lihtsalt toon ühe näite teisest valdkonnast. Et kunagi, kui ma Eesti Pangas töötasin ja ma arvan, aasta siis oli kas 2008 või 2009, siis ma sattusin rääkima tuuleenergeetikast tuuleenergia assotsiatsiooniga ja nad rääkisid, et tuuleenergial on suur tulevik. Siis ma mõtlesin toona, et nojah, et see on üks huvitav mõte, aga ma küll ei kujuta ette, kuidas see võiks aset leida, et see oli 15 aastat tagasi. Täna keegi ei küsimärgista seda, et kas tuuleenergial on tulevik või mitte. Ehk et kui me 15 aastat tagasi oleks leppinud kokku mingi regulatsiooni ja paljud neist on ju väga ammu tehtud, et need muutused, mis vahepeal on toimunud, ma arvan, et me lihtsalt peame asju lahti võtma, tegema pragmaatilisemaks, mõistupärasemaks ja me saame ilusti edasi liikuda. Ma nüüd ei teagi, kelle haldusalasse see kaabelduse teema praegu kukub, et on see Leisi või on see teie või on hoopis Keldo haldusalas, aga kuidas me selle korda teeme, et kas me nüüd läheme Brüsselisse, ütleme, et kuulge, et avaks selle kokkuleppe ja vaataks ikkagi nagu realistlikult otsa? No ma arvan, et me saame palju asju siin kodus ka teha ja sealhulgas ka siis Brüsselis rääkida, et ma ei näe, et me hakkaksime kuskil parklaid üles kaevama selleks, et sinna kaablit panna ja ma ei tea, üle parkla koha elektrilaadi, et sellest puudub nagu igasugune praktiline vajadus. Aga kui arendaja sai ehitusluba, öeldakse, et näete, kohustus on, te peate seda tegema. No siis tuleb otsa vaadata, et mida me saame teha, et arendaja saaks selle ehitusloa ja ma arvan, kui arendajaga, ma arvan, ei ole väga suurt probleemi, et kui on uue mingisuguse taristu või piirkonna rajamine, et siis ma arvan iseenesest, et seal oleks valmisolek, et sinna on võimalik paigaldada elektrilaadijad või et seal on sidekaablid olemas, asi, mida ma ka oma eelmises ministri ametis ajasin, kui me räägime, et kiirtee, siis põhimaanteed, raudtee, et igal pool oleks 5G levi, selleks peab olema mast ja kaabel. Ja palju lihtsam on ju seda teha nii, et peab olema kohe tee ehituse käigus kaablikõri, sidekaablikõri ja siis kui vaja, paneme sinna kaabli ka sisse. Ehk see valmisoleku loomine, et see on nagu väga mõistlik asi. Ja lubade ja loastamised peavad siis minema nii, et saab teha, et kui on vaja, tuleb Euroopas lahti teha need asjad ja lähme edasi. Kui me siin otsapidi energeetikasse ja tuulikute juurde juba jõudsime, siis ma lugesin eile Postimehest, et mõnes Eestimaa paigas pole veel tuuleparkide rajamist otsustatud, aga siis RMK teeb seal juba uusi teid, raadab, inimesed on segaduses. Teie saate aru, mis seal Õrus, Uniküla kandis ja Konuvere kandis toimub? Vot seda ma nüüd täpselt ei tea, et ei ole kõikide arendustega kindlasti kursis, aga kui nüüd rääkida tuuleparkide rajamisest, et miks meil elektrihinnad on kõrged või päris palju kõrgemad kui Soomes, et see peamine põhjus on siiski ikka selles, et meil on liiga vähe kodumaist tootmist. Eelmine aasta me importisime jämedalt 40%. Aga samas kogu möödunud aasta elektritoodangust 2/3 oli taastuv, millest omakorda 2/3 oli tuuleenergia. Nii et tuuleparke rajatakse ka praegu, aga tõsi on ka see, et on päris palju vastuseisu ja need inimeste mured ja küsimused on päris. Muuseas, te plaanite ise nende rahvakoosolekutel hakka kohal käia, vaadata, mis need meeleolud on, mis inimestele muret teeb või võtate printsiibi, et see on omavalitsuste mure? Mina olen seda öelnud, et ma olen hea meelega valmis kohtuma ja rääkima, arusaadavalt ei jõua ma igale poole ja ma arvan, see ei ole ka mõistlik, aga juba praegu ministeeriumist me oleme nõustanud kohalikke omavalitsusi. Inimeste jaoks on see lühinumbriga telefon, mis meil on 1247, kuhu võib tegelikult helistada ka siis tuuleenergia ja tuulikutega seotud küsimustes, seal on kompetentsed vastajad, et need mured, mis inimestel on päris. Mis mured need on? Mured on
et mis mõju sellel on, kas mulle tuleb ka mingit kasu ja näiteks kasu poole pealt ma toon selle Saarde valla näite. Saarde vald on siis tuuliku taluvustasust saanud aastas juurde eelarvesse 100 000 eurot ja majapidamised, mis on seal lähedal, jäävad sinna tsooni sisse, et nendel on see olnud suurusjärk 3000 eurot aastas, nii et see siiski on täiesti, mina julgeks öelda, arvestatav raha ja lisaks on ka mitmeid arendajaid, kes on ju pakkunud kogukonnale, kes seal lähedal on paremaid tingimusi elektri ostumüügilepingutel ja mitmeid teisi asju. Ehk et see on meie ühine asi, arendajad, omavalitsused, riik ja kogukond, et me selgitaksime, kuulaksime. Teie võtaksite selle pakkumise vastu, et kui ühel hetkel, ütleme siis teie kõrvaltänavas keegi plaaniks tuulikut või siis ütleme maakodu lähedale, et teie võtaksite selle pakkumise vastu, laseksite selle tuugani püsti panna? Mul omal on maal üks päiksepark põllu peal, et see ei ole küll tuulik, aga siiski päiksepark on. Ma arvan, et kui me nüüd ütleme, et mitte keegi kuskil ei taha ja linnas keegi ei panegi ju kõrval tänaval, eks ole, et selles mõttes on ja neid tuulikuid ei saa ka igale poole panna, aga kohalikud tuleb ära veenda ja kui kogukond on vastu, et siis ma arvan, ongi väga-väga keeruline. Millest teie arvates Eesti tuleviku energia miks koosneb? Mina arvan, et tuleviku energia miks koosneb tuulest, päikesest, juhitavates võimsustes kindlasti gaasijaamad. Mina olen seda meelt, et sinna võiks mahtuda ka tuumaenergia. Kindlasti on olulised ühendused ja salvestus, nii et tegelikult mida mitmekesisem on meie energiaportfell, seda paremini me suudame ajutada riske ja seda parema hinna me peaksime lõppkokkuvõttes saama. Võtame viilude kaupa, lobistide ja valdkonna huvi erinevate küsimuste ja detailide osas oli erakordselt kõrge. Läbime siis selle niimoodi mängleva kergusega, et kui palju maismaa tuuleparke tuleb või täpsemalt millises mahus, millal vähempakkumised välja kuulutatakse? Vähempakkumise väljakuulutamisega on seis selline, et me soovime jõuda selleni maikuus. Mahu osas on ka turuosalistel erinevaid ettepanekuid, et kas seda teha ühes tükis 2 teravatt-tundi või jupitada. Kindlasti on turuosalistelt ootus, et pigem võiks pakkumiste tegemiseks olla rohkem aega, kuna kohustused on siduvad, kui need pakkumised teevad. Ja ma arvan, et eks me need tingimused saame ka paika loksutada nüüd, et võib-olla selle 2 teravatt-tundi on niisugune nagu abstraktne number, ma arvan, paljude jaoks. Mitu tuuganit see on? Et sinna ma tahtsingi just jõuda, et kui meil praegu on Eestis suurusjärk paarsada tuulikut, siis selleks, et me jõuaksime oma 2030 eesmärgini 100% tarbitud elektrist taastuvenergia toodang, et siis sinna juurde oleks vaja veel 200–400, et ei ole, tervet Eestit ei panda tuulikuid täis. Mis saab Paldiski vesisalvesti projektist või mõni nimetab seda auguks, kuhu vett lastakse ja siis aeg-ajalt välja pumbatakse, kas riik läheb appi, millal see selgub? Pikaajaline salvestus on ja suuremahuline salvestus on kindlasti midagi, mida elektrisüsteem vajab. Ja nüüd see Paldiski energiasalve näide on selles mõttes hea, et koos uue tööstuse leppega, mida nüüd puhta tööstuse leppega, mida Euroopa Komisjon ette valmistab, et seal tuleb ka palju laiem hulk finantsinstrumente, mida on võimalik kasutada suuremahuliste projektide investeerimiskõlbulikuks tegemiseks, see käib samamoodi selle suuremahulise salvesti, kui käib tegelikult ka meretuuleparkide kohta, nii et kui siin enne oli küsimus, et mis on osa sellest energiamiksist, siis tuuleparkide puhul mina olen seda meelt, et meil on kohta ja ruumi ka meretuuleparkidele, ainuke küsimus on see, et millal ja missugused tingimused seal peavad olema.
akude puhul veel, et Riigikogu majanduskomisjonis praegu käivad väga kirglikud arutelud, öeldakse, et tegelikult juba turupõhiselt neid akusid ja akutehnoloogiaid tuleb piisavalt palju, positiivne pool olevalt komisjonis selge, et kõik teavad, et kuidas see siis positiivselt mõjutab, aga öeldakse, et on ka negatiivne pool, et eks me teame, kuidas see meie tarbimist hakkab mõjutama. Akude kasutuselevõtt. No akud, kui meil on ainult, või mitte ainult, aga kui enamik elektrist tuleb meil ilmast sõltuvatest allikatest, et siis akud on ikkagi väga oluline ka sagedusreservi sageduse hoidmiseks, nad on väga olulised ka tippude lõikamiseks, muidugi lühiajalise akusalvestusega suuri hinnatippe ei lõika, aga siin mõne tunni pikkusi on võimalik ikkagi teha. Ja meretuuleparkide puhul ma saan aru, et ennekõike on see ühiskonda huvitav küsimus, et kas need miljarditoetused tulevad? Sellepärast ongi oluline see, mis ma ennem ütlesin, et koos puhta tööstuse leppega tulevad teistsugused finantsinstrumendid, mida on võimalik kasutada, et see ei pea olema tingimata toetus. Seal on oma roll Euroopa Investeerimispangal, kellega meil on ka kontakt olemas ja mõningaid mõtteid ja ideid soovime nendega ka läbi rääkida. Et probleem, miks meretuuleparki või ka siis seda sama vesisalvesti näidet, et miks seda ei saa praegu niisama turutingimustel rahastada, on see, et pangal on võimalik hinnata, kui suur on toodang, aga on võimatu hinnata, millise hinnanga on seda toodangut võimalik müüa ja kuna meil ei ole pikaajalisi elektri ostu-müügilepingute turgu, mida väga paljudes riikides on, et siis mingisugused finantsinstrumendid peaksid sinna vahele tulema, aga mitte me ei räägi miljarditest toetustest. Miks te seal ministeeriumis neid tuuleparkidega tegelenud ametnikke kiusate, et kes koondati ära, kellel võeti paguneid maha, et need inimesed ju avalikustasid seda, mida ühiskond tahtis teada? Mina ei tea, et kedagi kiusataks. Kui küsimus on siin, ma saan aru, et on ka läbi jooksnud, et kas minu esimene tööülesanne oli siis vallandada ministeeriumist üks ametnik, siis igaüks, kes on kunagi olnud juht, vähegi suuremas organisatsioonis teab, et inimese tööle võtmine on üldiselt vahetu juhi ülesanne ja ütleme, kui me läheme sinna ülespoole, et siis küsitakse ka üks juhtimistasand ülevalt poolt, et kas selline inimene võiks olla sobiv, et ministrina ma kindlasti ei võta ühtegi ametnikku tööle ja ma võin selle oma nüüd mitte väga pika aja jooksul seal ministeeriumis öelda, et meeskond, mis seal on nagu väga-väga asjalik ja tublid inimesed, nii et ma arvan, ei maksaks siin ka üle mõelda. Mõni muidugi ütleks, et võib-olla peaks nende inimeste nimed teatama presidendi kantseleile, et järgmisel aastal nad saaks riiklike teenete märkide osaliseks. Kui te mõtlete, millise võidujoovastuse saatel opositsioon tervitas seda, et meretuuleparkide toetust ei tulnud? Opositsioon tervitab kindlasti erinevaid asju, aga et miks meretuuleparkide toetust ei tulnud, et siin oli ikkagi päris palju põhjusi, et muuhulgas ka arendajate jaoks ei olnud see riigiabiskeem selline, mille puhul nad oleksid olnud valmis investeerima, nii et selles mõttes ma arvan, et aja mahavõtmine oli väga õige otsus ja praegu on meil palju avaramad võimalused vaadata, kuidas kõigi jaoks paremal moel on võimalik teha tuuleenergia või taastuvenergia investeeringud investeeritavaks. Muuseas, kas selle ameti nime energeetika ja keskkonnaminister, selle valisite ise? Juhtus küll nii. Aga miks on jälle niimoodi, et keskkond on pärast majandust ja energeetikat? Et kui nüüd perekonnas on 2 last või meil on 3, eks ole, et siis ei ole ju nii, et üks neist on tähtsam kui teine või 3 ja et see, kes sündis esimesena, ei peaks seda tõstma kas keskmiseks või 3, et jah, võib-olla nende märkide otsimine on kindlasti niisugune põnev tegevus, aga kui oleks olnud teistpidi, siis te oleksite ju tõenäoliselt küsinud, aga miks on keskkond enne energeetikat? Ja täna me keskkonnast ei jõudnudki rääkida, ei fosforiidist, ei Eesti metsadest, aga me saame kindlasti mõnel järgmisel nädalal kokku ja jätkame neid jutte. Hea meelega ja keskkond ja majandus, puhas majandus on ühe mündi 2 külge. Mitu kliimaseadust tuleb? Kliimaeesmärgid tulevad ühes seaduses,
aga sinna juurde tulevad teekaardid, mis näitavad, kuidas me sinna eesmärkideni liigume, iga selle sektori kohta tuleb juurde ka konkurentsivõime tõstmise ettepanekud ja vahendid, täpsem rahastuskava ja väga olulisena, et ka see, et me regulaarselt teid ümber vaatame, kuidas me liigume. Jõudu tööle! Aitäh! Head vaatajad, selline sai tänane saade, selle nädala esimesed stuudiod on läbi, oleme tagasi teisipäeval, nii et olge terved!